raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad! Täna on Vaba Sõna stuudios Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame kõige värskemat teavet Riigikogu komisjonidest, istungisaalist ja kuluaaridest. Ja täna räägime meie järjekordsetest maksutõusudest, sellest, kuidas ametnike ja poliitikute palgad kasvavad nagu pärmi peal ning olukorrast ajakirjanduses. Kas tõesti on Eesti ajakirjandus väärt tiitlit, millega ta on väidetavalt maailma vabaimate hulgas? Ja kuidas on lood Euroliidu juhtimisega? Evelin, palun siis sinu abi, mitu maksu 1. maist tõusid? Jaa, tere ka minu poolt ja tõesti meie vasakpoolne jutumärkides parempoolne valitsus tervitas siis kogu rahvast töörahva pühal 1. mail uute maksutõusudega. Ja tõuseb siis elektri, diisli, kütuse, maagaasi, vedelgaasi, kerge kütteõli, raske kütteõli ja maagaasi aktsiis ja see niimoodi nipet-näpet siit 18% näiteks maagaasil korral, kerge kütteõli puhul seal tõuseb 428 euroni 1000 liitri kohta ja väga palju tegelikult tõuseb ka elektrienergia aktsiis 45% võrra ja see hakkabki meie igapäevastes arvetes ju tunda andma. Mitte ainult see, et sa lähed sinna kütusetanklasse ja maksad rohkem, vaid need hinnad hakkavad kajastuma igal pool, hakkab seal kajastuma toiduainete hindades, igasugustes teenuste hindades, et me näeme, kuidas Eesti jätkab endiselt samal kursil, hinnad tõusevad, inflatsioon kasvab ja me ise iga päevaga järjest vaesemaks jääme. Ja see on läbi mõtlematu, sellepärast, et kohe tuli ju otsa uudis, et praegu on Eesti hinnatõus euroala esimene. Nii et Postimees vahendas näiteks siis täpsemalt, et aprillis oli siis Eurostati hinnangul keskmine inflatsioon 2,2%, aga Eestis tõusis 4,4% peale, mis oli 3. kuud järjest euroala suurim hinnatõusu näitaja. Ja tuletame meelde, kui palju me oleme see vedur olnud hinnatõusudes. Kallase ajal olime pikka aega inflatsioonivedur. Nüüd jälle, ehk siis seda ruum on juba ammu ära kasutatud. Ja see ei ole veel kõik, nagu te teate, tõuseb 1. juulist käibemaks 24% ja see ka omakorda ju kasvatab neid aktsiise, et seda rohkem tuleb veel juurde maksta, sest me maksame ju ka käibemaks on igale asjale peale ju, sest võtame elektrienergia, seal on ju kõik koos, kogu see kupatus on elektrienergia tootmine on sellest alla poole. Jah, ja ikkagi, kui me vaatame, et kui need sisendhinnad on nii kallid, et kallimad kui näiteks naabritel, lätlastel, leedukatel, juhtub nii, nagu meil siin aastaid tagasi juhtus, et inimesed vaikselt hakkavad käima Lätist, maksud lähevad Lätti, mäletame seda hüüdlauset, et meie majandusel ei paista kuskil poolt seda tunneli lõpus seda valgust. Ja teised lihtsalt ei tule siia, et täna, kui ma siia tulin, oli väga hea kohvikus näha ühte Soome peret, aga kui meie hinnad on Helsingis omadest kohati kallimad, miks nad peaksid tulema? Ja ärme unusta, et turism on olnud küll üks Eesti majanduse toetajaid aastakümneid, turismi poolt on loodud väga palju töökohti. Mitte küll kõige kõrgema palgalisi, aga selle eest palju töökohti, mis on oluline. Ja nii nad tegelikult tapavad turismi, energeetika kaudu nad tapavad igasugust majandust, eriti energia nõudlikku majandust. Ja ma toon lihtsa arvutuse, et bensiini aktsiisi tõus koos käibemaksu tõusuga juulist saab olema igal ühele tuntav ja see tekitab 6 senti
liitri kohta lisakulu ja ega siis see on jälle seesama asi, et me kulutame seal rohkem, ega me ei saa ju jätta sõite tegemata, aga see tähendab jälle, et kuskilt jääb mingi asi jälle ostmata, kuskilt jäävad mingid teenused saamata ja see oma korda kõik kägistab meie majandust. Majandus tõmbab kokku, kui vähem ostetakse, vähem tarbitakse, vähem toodetakse. Aga ma tuletan meelde, et me ei ole lihtsalt hapu jutu ajajad, vaid 2 aastat, kui me olime valitsuses EKRE-ga, siis tagajärg oli Euroopa suurim hindade langus. Seda ei olnud juhtunud Eestis, ei tea mis ajast saadik, see on reaalne asi ja kõige olulisem oligi sisendhindade allapoole laskmine, diislikütus, pisut elektri hinda alla. See oli super saavutus, sellist asja ei olnud nähtud ja järelikult on võimalik selline majanduspoliitika. Meile sugereeritakse, et see kõik on paratamatu. Ei ole paratamatu. Ja kui me tuleme võimule, siis meie esimene asi on lõpetada ära automaksud, mis pärsivad autode müüki, tõmmata käibemaks normaalseks tagasi. See on lihtsalt vältimatu selleks, et majandus normaalselt toodaks, normaalselt toimiks ja tooks ka riigi makse. Jaa, seal on tõesti üks meie lubadus on ka elektri hind alla tuua, lõpetada see hullumeelne tuulikute doteerimine ja hakata investeerima juhitavatesse energiatesse ja kõige kurvem selle juures, me vaatame neid reitinguid, Reformierakonna ja Eesti 200 reiting koos on seal 20% ringis ja nemad teevad otsuseid. Ja kõige kurvem on see juures, et nende tehtud otsused ei mõjuta mitte ainult nende valijaid, vaid see mõjutab ka EKRE valijaid ja mõjutab kogu Eestit. Et me ei saa öelda, et ma ei ole Reformierakonda valinud või et ma ei lähegi valima, et mind see poliitika ei huvita. No ärge minge valima, aga näete, kõik need otsused, mida Reformierakond koos oma sõpradega seal teeb, see mõjutab igat inimest, igat ainumat inimest. Me oleme ühes paadis ja kui keegi paati kõigutab, siis tuleb vett sisse kõigile ja kõigil on märg ja ebamugav olla. Ja tõepoolest, kui lisada veel tõsiasjad, et Konjunktuuriinstituut tõi oma hiljutises raportis välja, et palgatõus ei jõua sugugi järele hindade tõusule, et palgatõus on siin orienteeritud praeguse Reformierakonna sõnumite järgi riigipoolne palgatõus riigiametnikele, just keskaparaadile, et ju nad siis püüavad lojaalsust osta sellega riigiametnikelt. Aga ma usun, et mina ei usu, et kõik riigiametnikud selle jamaga nõus on, et kindlasti on märkimisväärne protsent, kes saab aru küll, et asjad lähevad rappa, aga ma ütleks, et sellist energiapoliitikat ei tohiks mingil juhul ametnikud kaasa teha, sest kliimaministeeriumist tuleks lihtsalt töölt ära tulla ja öelda, et mulle aitab. Ma lähen mingile normaalsele tööle, mina ei lammuta Eesti energiasüsteemi, ma ei tegele sigatsemisega, ma tahan, et mul oleks puhas südametunnistus. Nii peaks käituma eetiline ametnik. No jah, see oleks eetiline, aga ega siis nad ju niisama ei tee seda, kui me nüüd vaatame neid viimase aja palgakasvu, siis põhiliselt on palgakasvu vedajad ju avaliku teenistuses olevad inimesed, et kuidas seal palgad kasvavad, ütleme, et siin Riigikantselei saab seal peaminister 9000 on see põhipalk, pluss veel igasugused esinduskulud ja muudes, et veel sinna väga suures suurusjärgus juurde ja kuhu see inimene siis läheb, kui tema saab seal riigilt 7000, 9000, 10 000, ta ei lähe ju enam sinna kolmandasse, ütleme erasektorisse. Need on need kõige kõrgemad palgad, kui arvestame, et neid on siiski, see tundub küll, nende palgad tunduvad liialdusena, aga neid on siiski vähe võrreldes kõigi tippudega, aga mina näen, et näiteks omavalitsustes on võimalik neid palgatõuse päris reaalselt kontrollida. Ütleme, Riigikogu liikmete palk tõuseb ka indekseerimise tõttu, mis minul on väga ebamugav.
aga asi on selles, et väga raske on seda seadust kuidagi muuta. Mingisugust märki ei ole, et keegi tahaks midagigi teha, et siin on vaja päris petmete parteide konsensust. Nii et siin ei ulatu käed kuigi kaugele, aga omavalitsustes kehtestavad nad ju ise palgareeglid ja seal pannakse ikka ka, no mõtleks omavalitsustöö puhul jahmatavaid palku. Alustame Kohtla-Järvest, kus lihtsalt on üsnagi vaene omavalitsus, aga küll ikka riisutakse seda koort. Odinetsi palk on seal, kui palju veel? Odinets on natukene seda asja kontrolli alla võtnud. Volikogu esimehele neil makstakse nüüd korraldamise eest kaks vabariigi valitsuse kehtestatud kuutasu alammäära ehk midagi 1600, et sa korra kuus teed selle volikogu istungi juhid selle ära, aga sinna juurde tulevad jälle igasugused hüvitised nii telefonile kui ka kütusele, aga kui me... Aga lähme Rakvere juurde. Lähme Rakvere juurde, lähme Lääne-Virumaa juurde. No siin on tõesti hoia kahe käega peast kinni, kui vaadata, millised on palgad. Et miks mitte, meil siin linnapea Triin Varek saab kätte, on tema põhipalk on 4342 eurot. Sama palju saab ka volikogu esimees Juhkami, et Mikkel Juhkamil saab sama palju ja nüüd, mis minu meelest on täiesti erakordne ja see ei ole omane demokraatlikule riigile, kus siis järjest tulevad meil abilinnapead, Rakvere abilinnapead, Laur Kaljuvee 3837, Gert Karus 3837, Neeme Jaak Paap 3837, ehk nad vähe sellest, et meil on hästi makstud linnapea, meil on hästi makstud abilinnapead ja nagu nad teeks seal, ja muidugi vähe, see ei ole veel kõik, on ju, seal juures on veel hästi makstud linnasekretärid, linnaarhitektid ja kui ma vaatasin... Üliheldelt makstud, me oleme kogu aeg tõstatanud seda Rakvere volikogus, et ametnike palgatõus on selline nagu kindel garanteeritud asi, vaat seal ei kahelda, kui on vaja kokku hoida, ei, ametnike palgad Rakveres on kogu aeg tipus. Mina vahest on isegi aru sellest, et kui on tõesti, meil siin Lääne-Virumaal on probleeme väga head ametnikega, spetsialistidega, aga kui ma vaatan, et poliitilised töökohad nagu abilinna peal, Laur Kaljuvee ja Gert Karus ja Neeme Jaak Paap, siis nende palk tundub nagu eriti nagu arusaamatu ja samamoodi ka Mikkel Juhkami palk, ta minu meelest on lausa erakordne, et Lääne-Virumaal volikogu esimees saab linnapeaga sama või vallavalitsuse juhiga samaväärset palka ja kui me need kõik asjad kokku liidame, võtame kas see sama 3 linnapead, siis vallavanem, volikogu esimees, linnapea ja kõik nad saavad 4000 ringis palka 20 000 iga kuu. See teeb mingi aastasse teeb 240 000 ja siis sa mõtled, et miks meil teed auklikud on, miks meil raha ei jätku, kui vaatate, mõned kohad tõesti Rakveres on tõesti kiiduväärt, aga ikkagi mõned asjad on paljud asjad on upakul juba aastaid, aga sellest me hakkame lähimastes saadetes rääkima, mis on olukord Lääne-Viru omavalitsustes. Igal juhul Rakvere teema on kogu aeg, et ametnike palgad on lausa linnavalitsuse prioriteet ja seda ei saa seletada asjaoluga kogu aeg, et ei ole ametnikke saadaval. Me oleme korduvalt teemat tõstatanud, Martti Kuusik on üks eestvedajaid olnud. Vana pangandusinimesena ta ei saa sellest aru, kuidas kogu aeg läheb raha nagu musta auku. Muidugi ametnik peab palka saama, ka normaalset palka, aga mitte kogu aeg esirinnas. Aga see ongi nagu selline ahelreaktsioon. Üks omavalitsus tõstab, siis teine käib nagu üle trumpamine ja lõpuks siis sa näed, et nii suur kulu on palgafondile ja sul ei jäägi enam
teede lappi. Ja vaadake seda, kui on majanduse kasvuaeg, siis võib endale rohkem lubada. Aga siis peab nägema, et ka sinu kodanikud on hästi söönud ja joonud, ei ole kõige Euroopa kõrgem inflatsioon. Vaat sellest peab lähtuma. Ja praegu on see aeg, kus tuleb püksirihma pingutada, aga mitte nii, et ametnike riiki ehitatakse edasi. Mina lahendan seda Riigikogu palgaprobleemi sellega, et ma annetan palju. Et siis mul on süda kergem sellest, kui palka tõstetakse ja panen väga palju poliitikasse, otse poliitilistesse kampaaniatesse, nii et see on minu sõnum meie valijatele. Ütleme nii, et Riigikogu liige oma palka ise muuta ei saa, aga need inimesed saavad täpselt selle järgi oma palka kujundada, milline on parasjagu majandusolukord. Ja kui ma vaatan tõesti Rakvere puhul, et iga kuu läheb puhtalt juhtimise peale, need abilinnapeadele ja nendele läheb 20 000. 20 000. Ja samas vaatame siis siin Einar Valbaum ja Maido Nõlvak, neil ei ole siin abi vallavanemaid kõvasti juures, nemad saavad 3600 kuus hakkama ja sa näedki, et nagu nii proportsioonist väljas ja siin mõned vallad on veel tagasihoidlikumad ja seal vallajuhid 3000 piiridesse ja siis vaatad, see on ju üks Eesti, üks sama Lääne-Virumaa, nagu oleks siin tõesti... Ma tuletan Evelin ühe meie algatuse meelde, et Riigikogus andsime sisse nõude, et ka ministrite kuluhüvitised oleks avalikud. Et jah, Riigikogu liikmed kallal noritakse nende teemal tihtipeale asja pärast. Mõnigi on saanud vastu näppe sellepärast, et ei ole olnud piisavalt korrektne, aga ministrite puhul kehtis lihtsalt palgalisa ja keegi, ja muide õiguskantsleri puhul, keegi ei pidanud midagi avalikustama ja väga suure tõenäosusega enamikel juhtudel see võetakse lihtsalt palgalisana välja ja ei mingit raportit tuleb lihtsalt arvele, nii et seda me tahame läbi valgustada ja nii saaks ka mõne võrragi raha kokku hoida. Ja ka see on tõesti nii, et kui me proovisime et kas see kuluhüvitist, ütleme kulude alusel, et nad mitte ainult see, et sa pead põhjendama, praegust on Riigikogu liikmega on nii, et sa pead ka lisaks kuludokumentidele, sa pead ka oma kulu põhjendama, et sul on küll ruumide rent, aga sa pead tõestama, et seal ruumis siis toimus see rahvakohtumine aga ministrid ei pea isegi kuludokumente esitama, see on tõesti neil palgalisa nii-öelda esinduskuluna ja nendel on see lubatud. Igal juhul Riigikogu kuluhüvitistega võime öelda, et päris range järelevalve on, et väga palju on põhjendamist, dokumentidega jooksmist, aga alati ei piisa ka sellest, mõned on leidlikumad kui teised. Sellegi poolest võrreldes ministri kuluhüvitistega on Riigikogus põhjalik aruandlus. Aga Evelin, me ei jõua täna kõiki riigi probleeme ükshaaval lahata, aga võiks võtta vahepeal ka pärast väikest pausi ette Eesti ajakirjanduse olukorra. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, nagu lubatud, räägime Eesti ajakirjandusest. Nimelt ajendas teemat üles võtma asjaolu, et Eesti ajakirjandus kuulutati olevat sama vaba kui maailmas number 2, et selles suures 160 riigi nimekirjas on Eesti vabaduselt teine. Mul tuli kohe vägisi naer peale, et kuulge, kuidas, kes seda usub, et kas sellised ongi need ajakirjanduslikud
edetabelid, et siis ei saa uskuda ju teisi edetabeleid ka, näiteks demokraatia edetabelistes on nendel vasakpoolsetel oma edetabel, kuhu nad topivad oma nii-öelda väärtusi juurde, et kas on ikka homoabielud kehtestatud, kas on need ja need tehtud, massiimmigratsioon korraldatud, siis nad panevad riigid ritta ja ütlevad, et need on demokraatlikud. Aga on konservatiivsemaid või siis ausamaid kanaleid, kus lihtsalt jälgitakse, kas valimised on ausad, kas ajakirjandusvabadus on tagatud ja ongi demokraatia indeks. Selle järgi näiteks Ungari on normaalsete riikide nimekirjas, valimised on vabad ja nii edasi. Aga meie vasakäärmuslased siis korrutavad muud kui ei, peaasi, et oleks ikka see homoabielu ja kõik need kriteeriumid täidetud. Evelin, räägi oma kogemustest, kas sa näed, et meie ajakirjandus on vaba ja õitsev, lausa maailma parim peaaegu? No ega siin ongi keeruline nendega ju vaielda, sest on ju kaks arvamust, on nende arvamus ja vale arvamus. Ja kui leitakse, et sa ei lähe, sinu arvamus ei lähe peavoolumeediaga kokku ja need, kes need liberaalsed, vasakliberaalid on, nemad ju kiidavad kõigele järgi. Kui sa vaatad, kui neid saateid, mõtleme ka mingeid podcaste või püüad neid kuulata, nad räägivad ühtedel teemadel, ühtemoodi, kõik on ühel arvamusel, kunagi mingit vaidlust ei teki ja siis mõnikord, kui sobitakse hästi demokraatlikud olla, siis võetakse nagu EKRE-lt, võetakse kas või mingi kommentaar või siis kui ma olen ise käinud seal mingites paneeldiskussioonides rääkimas, siis need kõik pööravad oma ninad minu poole ees, kõik hakkavad koos ühist vaenlast ründama ja ka ajakirjanduses tundub täpselt sama loogika olema, et neil ei tekigi enam seal diskussiooni, kuna kõik esindavad ühesugust maailmavaadet ja kui sa teistmoodi mõtled, siis sind ignoreeritakse. Ma toon veel ühe huvitava näite, et praegust on riigil nagu üldine seisukoht, eriti Reformierakonnal, et Eesti tuleb katta tuulikutega, et meil on taastuvenergiat vaja ja tuleb katta tuulikutega. Aga me oleme EKRE ja meie leiame, et meie pooldame kogukondade arvamust ja kogukonnad leiavad, et tuulikuid ei ole tarvis nii palju, nii suures mahus looduskeskkonda ja ega siis sa ei saagi selle tuuliku vastasusega, sa ei saagi eriti eetriaega. Toon näite, Maalehest kirjutas üks aktiivne ajakirjanik, ütles, et kuulge, olge nii kena, kirjutage 7500 tähemärki pikk lugu energia teemal, et ammu pole ühtegi EKRE artiklit tema ajal ei ole avaldatud. Võtsin siis kätte, kirjutasin, mõtlesin veel selle peale, et tegu on Maalehega, lahkasin just tuulikute probleeme looduse seisukohast, et kuidas see keskkonda rüüstab, kuidas see meie metsasid rüüstab ja sain vastused, et teate, me ikka ei saa nüüd avaldada, et neid energiateemalisi artikleid on liiga palju ja soovitati siis soojalt, et mine siis ja avalda see artikkel EPL-is või Delfis. Delfis pandi mind ootele, pandi mind 2-nädalasele ootele ja siis ma lõpuks pöördusin Postimehesse. Postimees avaldas selle artikli ära, nii et tänan vähemalt Postimeest selle eest, aga mõtle, milline see kadalipu pead läbi tegema selleks, et saada üks kriitiline artikkel tuulikute teemal läbi suruda ja ma praegust vaatangi, et ainukesed kriitilised tuulikute teemalised artiklid ongi Postimees olnud. Jaa, selles mõttes on vähemalt tore, et kusagile midagi mahub, aga Postimehel on omad piirangud, sellest võime ka eraldi rääkida, näiteks võtame siis Postimehe näite, et Reinsalu
erakonna juhina teeb seal oma saadet lihtsalt, see tegelikult minu hinnangul ei ole aus annetus ja selles mõttes ERJK uurimine on täitsa asjakohane, näiteks meie seda saadet, kes me praegu teeme, me maksame selle ise kinni. Ma olen oma saated ise maksnud aastaid, just nimelt kui me küsime, et Poolamets, miks te nii palju palka saate Riigikogu liikmena, siis üks väljund, mida ma sellega teen, ma jagan seda oma valijatega selle kaudu, et ma teen vaba sõna saadet ja toon teile tagasi informatsiooni, me maksame selle raha Tre raadiole ja samamoodi Helmete saade, iga saate lõpul on kuulutus, see on makstud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna raha eest. Aga kas on Reinsalu saatel sellist märget? Ei, seal ei ole sellist märget ja Postimees on ju omalikult kuulutanud, et nad toetavad Isamaad, aga see ei ole ju ainult Eesti-sisene teema, et ütleme, kriitilisi arvamusi ei avaldata, vähe sellest, isegi maailm, ütleme, et ka välismeediast ei tõlgita neid kriitilisi artikleid, mis neile ei meeldi. Et tihtipeale inimesed ütlevadki, et nad ei saa enam Eesti meedias kätte. Nad ei saa aastakümneid juba kätte, sellega ajakirjandus on olnud peamine manipuleerimisvahend, et Eesti rahva ajusid pesta, meelitada nad Brüsselile alluma kõigis punktides ja see on ulatunud ajupesuni välja, kõik see LGTB teema, nüüd on soo teema, sotsiaalsed sood, kas te näete, et keegi protestib? Tegelikult normaalne ajakirjandus asuks ise uurima seda kõike, ainult EKRE peab kõike tegema ja siis ka Sõimurahe saatele. Normaalne elu, 80ndate lõpul, kui meil tuli vaba ajakirjandus, normaalne elu võttis kõik ühiskonna põletavad probleemid ette, paljastas, analüüsis, praegu on brežnevistlikus suunas liikunud Eesti ajakirjandus, mitte teist kohta maailmas taotlema. Ja ütleme ka see, et lastele õpetatakse kooliõpikutes, et on 20 sugu, 20 sotsiaalset sugu, siis kui sa lähed ja räägid sellest, see öeldakse, oi, mida see EKRE räägib, see ei ole võimalik. Kõik normaalsed inimesed peaks karjuma hakkama, et kuskil peab valulävi olema, ma tahan teada, kui sügavale lastakse see valulävi kukkuda, et me ei kaitse oma lapsi ka enam ja ajakirjandus, Ekspress Grupp teeb, tema need naiste ajakirjad, mis Ekspress Gruppi alla kuuluvad, nende lemmiktegevused on need laste ostjad. See tekitavad ühiskonnas sellise hüsteerialaadse seisundi, et laste ostmine on tore, nad on kõige nunnumad lapsevanemad, siis tehti Pillerist ja Haaberist mingi nõustamisnurk, kuidas peres perenõustamine, laste äri, laste ostmine, kujutage, et ma tuletan meelde, et tüübid ostsid USA-st, homopaar ostis endale lapse USA-st, surrogaat, ema pidi sünnitama raha eest neile, kas pole jälk, aga seda normaliseeritakse hommikust õhtuni. Ja ka mõtle veel sellele, et Eesti naine teeb nendega emade päeva puhul suuri intervjuu. See nagu tähendab see nagu emadusele näkku sülitamine, et kuskil on see ema, kes on ilma lasteta, ta on lapsed müünud ja need lapsed, kes on avastanud ennast korraga kahe mingi homo seltskonnast, ei teagi, kus nende ema on. Nad ei tea, sest raha eest hoitakse tema identiteeti kuskil peidus ja see on nii alatu. Aga minu küsimus on, et millal eestlased vastu hakkavad, kui kaua lastakse ennast alandada ja ma näen, et ajupesu tehakse mitte ainult Põhja-Koreas, vaid ka Eestis. Ja Ekspress Grupp, ma toon näite nüüd, kui me juba näidetega alustasime, et Hans Hašluik isiklikult ju kamandab kogu seda impeeriumit ja ta hoiab palgal vasakäärmuslasi, näiteks Pariste perekondeks. Kristel Paris ja Manona Paris. Kristel valitseb EPL-i ja Delfi arvamustoimetuse üle. Manona Paris Õhtulehe arvamustoimetuse üle. Mõlemad on radikaalid, vasakäärmuslased. Ja süüdi on selles vasakäärmusluse laamendamises Hans Hašluik, kes hoiab neid seal võimul. Ma toon näite. Oli see tülgastav drag show siis aastavahetusel Eesti televisioonis ja me leidsime ka, et tuleb arvamust avaldada. No kirjutasime Parisele. No mis vastus oli? Meie toimetus otsustas EPL-is, et me nagu ei hakka sellega tegelema. No lihtsalt see tähendas maha vaikimist, nad kiitsid selle heaks kogu selle draagmäratsemise, siis
täielikult domineerisid heakskiitvad mingid arvustused, et küll oli äge see beebide loopimine ja laamendamine ja vaimne terror, mida me saime siis. Ja see oli ju ERR, kes peaks olema sõltumatu, kes saab ligi 60 miljonit igal aastal maksumaksja raha. Vasakäärmuslased lagastavad, laamendavad, ülbitsevad ja ERR-i nõukogu ei suuda asja kontrollida. ERR-i juhatus laseb sellel kõigel toimuda. Meil ei ole vaba ajakirjandust, meil on kaaperdatud marksistide poolt. Uued uudised ja Objektiiv, mis on normaalsuse poolel, siis uued uudised teevad väga head ajakirjandust, aga nad on ausad sellega, et me teeme maailmavaatelist ja me teeme erakondlikku ajakirjandust ja Objektiiv on ka maailmavaateline, aga mitte erakondlik. Aga sellest ei piisa, et vasakäärmuslikke masse tagasi hoida, sest Hanso Šluigele ju kuulub kogu Leedu Delfi ja Leedus on tal ajakirjandus, et ta on oligarh ja kes laseb laamendada kõigel sellel? Noh, siin ei oska muud öelda, nii nagu homod on kaaperdanud vikerkaare. Laste vikerkaare on tegelikult vasak äärmuslased kaaperdanud sõnavabaduse, et sinna vabaduse alla tulebki see homo diktatuur. No see on näide ainult, et see on üks näide, see on indikaator, eks ole, et neil on see nagu usundi tasemel. Mina ütlen ausalt, et EKRE on ju tegelikult samadel positsioonidel nendes nagu kunagi olid liberaalid, et las inimesed elavad oma kardinate taga, ärge loopige meile näkku kogu aeg seda teemat nagu mingit riigi usundit, aga nad teevad. Virumaa Teataja on ju selline, hommikust õhtuni, Keijo Soomelt üle 2 lehe lugu, jälle, eks ole, tema teeb oma trilli ja tralli linna rahade ees siin homofestivali, Rakvere homo pealinnaks, hommikust õhtuni, eks ole, milleks, kellele seda ajupesu vaja on? Ühesõnaga kui moodsas kõnepruugis vabadus enam ei tähenda seda, mida ta varem tähendas, et vabaduse mõiste on nüüd ümber defineeritud ja vabadus tähendabki seda, et mida rohkem seda liberaalset homopropagandistlikku ja immigratsiooni ülistavat, et peavad olema need kultuurimarksistlikud märksõnad, mida see on siis nende vabadus, aga ma ütlen, kus see pärit on kogu see ideoloogia, kuidas konservatiivi maha suruda. 60-ndatel oli Ameerikas üks populaarne marksistlik professor Herbert Marcuse, kes ülistas igasuguseid hullusi ja tema mõtles välja repressiivse tolerantsi idee, et muidu on küll vaba ajakirjandus ja vaba sõna, aga mitte meie vastastele. Nii lihtne see oligi. Ja sama on praegu Eestis, et meie vastu on ikkagi veel valmis malakas vihakõne seadus, mida ilmselt varsti uuesti suruma hakatakse. See kultuurimarksist Pakosta, kes on meil minister, surub seda ja ministeeriumid suruvad, Euroopa Liit surub. Sõnavabadus on kogu aeg konservatiivide jaoks küsimärgiga, eks ole. Meid ähvardatakse, Tre raadiot, muide, kus me praegu kõneleme, on ähvardatud kinni panna nende saadete eest, mida Martin ja Martin Helme teevad. Neid on survestatud, neil on tahetud litsentsi ära võtta. See ei ole vaba ajakirjandus, see on pettus. See jutt on pettus, et meil on vaba ajakirjandus, manipuleeritud ajakirjandus või Evelin, tuleta meelde, mida nad enne iga valimist teevad, kelle nad võimule tahavad opitada. Jaa, et alati hakatakse kõike, kes tahavad natukene seda tervet mõistust, ütleme EKRE puhul, et ütlevad, kui sa ütled, et sa oled maksutõusude vastu, oled putinist, kui sulle ei meeldi tuulikud, oled putinist, et me oleme ju Prigožini partei, eks ole. 2 nädalat enne valimisi, see oli veel 10 päeva, paisatakse hüsteeria saatel kõige jäledam, kõige tülgastavam vale. Meedia võimendab nagu jäksab, et oma inimesed võimule saada. Enne seda oli Stroomi ranna afäär, kus võimendati seda kohutavat valet. Arvestage, enne kõiki valimisi püüab peavoolumeedia endale meelepärased inimesed võimule panna. Alati on see nii olnud juba aastaid kõikidel valimistel. Häbiväärne olukord ja meedia moonutab reaalsust sellega, et nad olulised teemad jätavad lahti rääkimata, ebaolulised teemad tõstavad esile, tühiseid inimesi reklaamitakse, tõstetakse, tehakse neist, ma ei tea, mis tegelased hommikul õhtul lõunal. Ma tuletan meelde, mäletad, kui see Marko Mihkelsoni pildistamise, laste pildistamise teema tõstatati üles, see pärast kaotati see saade ka ära, kus juures need ajakirjanikud olid ausad, olid vabad ja ütlesid, kirjeldasid olukorda nii, nagu see oli.
aga sellele järgnes see, et öeldi, et lõpetame saate ära, rohkem teid eetrisse ei lase. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. No nii palju siis Eesti ajakirjandusest. Kindlasti pöördume teema juurde tagasi ja ma tegelikult tahaks ka tänada neid ajakirjanikke, kes ei lase ennast manipuleerida. No ma tean ikkagi mitmetes lehtedes, kus on selliseid sirgjoonelisi ja objektiivsust hoidvaid ajakirjanikke, on ka ERR-is, aga tihtipeale ei paista nad välja või siis need märatsejad domineerivad ja loodame, et kunagi jälle on nii, et normaalsed inimesed domineerivad ja manipulaatorid pigem lükatakse kõrvale. Ja eks ka lugejad, ega siis lugejaid ei saa ju lõputult lollitada, et ka nemad lõpetavad EPL-i lugemise, on lõpetanud ka paljude Delfi lugemise. Virumaa Teatajal ei lähe sugugi hästi, arvestades neid olusid ja üks põhjus, miks me seda saadet teeme ja selle nimi on Vaba Sõna, sest me räägime asjadest, millest mujal ei räägita. Kui meil lükatakse artiklit tagasi Õhtulehest kõige pakilisemal, valusamal väärtusteemal, tuulikute teemal ja paljudel muudel teemadel ja vahel harva lastakse mõni imitatsiooniks sisse, et nad on sõltumatu, aga see on 1/50, 1/100 ja see ongi ka manipulatsiooni osa, et imiteeritakse sõltumatut ajakirjandust. Aga me lubasime saate lõpuks rääkida ka olukorrast Euroopa Liidu tippudes. Nimelt üks mõjukas Šveitsi ajaleht Weltwoche arutles selle üle, kuidas on von der Leyeni olukord praegu Euroopa Liidu tipus ja tõi välja, et paljud tippametnikud nii välispoliitikas kui majanduspoliitikas ka Euroopa Liidu enda tippude hulgas on von der Leyeni pärast väga vihased, et ta ei suuda juhtida normaalselt, ta ei suuda välispoliitikat juhtida. Euroopa Liit on kahe tule vahel, ühelt poolt on Ukraina sõda, mis nõuab väga kindlakäelist juhtimist, panustamist, tarka diplomaatilist, sõjalist, kõike lähenemist ja teiselt poolt on ta nüüd USA-ga tülis ja Trump ei taha väga näha neid vasakliberaalseid Euroopa valitsejaid, kusjuures von der Leyeni tõrjumise üks põhjus on see, et ta ju läks valimisteel Bideni poolele otsasõnu, aga nii ei tehta, kui on teise riigi valimised ja see mõnes mõttes on ka kättemaks, kui USA omad aeg-ajalt torgivad neid Euroopa valimisi, sest näiteks Musk ikkagi on avaldanud toetust siin ja seal. Aga enne seda väga toorelt sekkus Euroopa Liit ja paljud riigijuhid otse USA valimistele käisid ühele parteile toetust valimas. Eks nad siis teevad selle uute reeglite järgi, et enam neid reegleid ei ole õieti. Jah, et see on ju märgiline, kui me ei ole pärast Trumpi valimist näinud kordagi Leyenit ja Trumpi ühe pildi peal. Samuti ei ole me ka ühe pildi peal enam näinud Trumpi ja ka meie kõrget Kaja Kallast, et ta on ju kõrge välisesindaja, eks ole. Tema on justkui Euroopa Liidu välisminister, kes peaks praegusel keerulisel ajal ju kogu aeg seal kas Trumpiga kokku saama ja Euroopa Liidu ja USA suhteid seal siluma, aga antud juhul on täiesti nagu, Trump suhtleb ju teiste, tähendab, ta suhtleb iga Euroopa Liidu riigiga otse ja eraldi, ehk siis ma näen, et nii Kaja Kallas kui ka Ursula von der Leyen on jäänud justkui isolatsiooni. Seda küll, aga Leyenit täielikult ignoreerida on raske, sest tema käes on ka Euroopa kaubanduslepingute võrgustik ja see on siis praeguses tollide teemalises pinges väga oluline koht. Euroopa Liit, muide head inimesed, sõlmib meie eest kaubandusleppeid. Nii palju meile suveräänsuses siis. Ja siin on muidugi pinge olemas, von der Leyen ei saa ka sugugi kergelt ligi Trumpile, aga Kallas on täiesti lootusetu. Temaga ei suhelda üldse ja nagu me mäletame, et ta lihtsalt jäeti ukse taha ja tema visiit jäeti ka Washingtoni ära, aga samas on see üks kõige tähtsam
riik ikkagi, kellega üldse suhet hoida, kellega diplomaatiliselt läbi käia, et minu meelest varsti Kaja Kallase ametikoht kaotab ju mõtte, kui teda tegelikult kuskil näha ei tahetakse, kui ta ajab nii rumalat juttu, nagu ta ajab, et on oma absoluutse ebakompetentsuse tasemele jõudnud. Ehk siis ta oli Eesti peaministrina ebakompetentne, ma ütleks isegi Riigikogu liikmena oli ta niivõrd lolli jutu ajaja, selle sõgeda rohepöörde eest kõneleja, et ta ei oleks sinna ka sobinud. Ja mulle tundub, et kas ta siis advokaadina ka oleks hakkama saanud. Ehk siis mäletad, oli igal pool tuulikufirmade juhtkondades ilmselt tutvuse kaudu kuskile sokutatud, et ülimalt ebakompetentne inimene on asunud väga suurt süsteemi juhtima, kellel on tohutu must rida järel oma Vene äriafääriga. No ja tagajärjed on sellele, et teda ei võeta kuskil tõsiselt ja ta räägib, lisab kogu aeg õli tulle, sõimab USA-d nii, kuidas jaksab, et ega sellist inimest, võtta diplomaat ei saa sõimata kogu aeg ja lolli juttu ajada. Kaja Kallase suust on ju sõnad, et vaba maailm vajab uut liidrit. Ma arvan, et Euroopa Liit vajab uut liidrit ja vaba maailm vajab uut Euroopa Liitu, ma arvan. Ja, Euroopa Liit peaks muutuma rahvusriikide liiduks tagasi. Selle teema lõpetuseks võibki öelda, et Eesti endine välisminister ja president leidis endale uue nii-öelda poliitilise väljakutse ehk Toomas Hendrik Ilves otsis endale siis uue föderalistliku eurogrupi, millega ta liitus. See on üks kummaline moodustus, millest on vähe teada, aga nad avalikult kuulutavad, et nad on föderaalriigi toetajad. Mida see siis föderaalriigi toetamine tähendab? Mitte midagi muud kui seda, et nad ei ole Eesti iseseisvuse pooldajad, sest Eesti ei saa olla ühegi föderaalriigi osa. Et see on loogiline asi ja siin ma lähen meedia juurde tagasi, et ega siis keegi ei kritiseeri föderaliste. Föderalist on tegelikult Eesti iseseisvuse vaenlane, otsene vaenlane, kes kuulutab, et meie põhiseadus tuleb ümber teha ja me peame teise riigi osaks saama. Ei leitakse ju ka meedia vahendusel, et Eesti ongi liiga nõrk, et olla iseseisvev, ja Euroopa Liit on liiga nõrk, kui ta ei ole föderatsioon, et sellised riigimüüjad, tähendab, sellised ju kujundavadki meie igapäeva infot. Ja, aga sellised on, kuidas ma siis ütlen, et juunikommunistid. Sa rääkisid sama juttu, et Eesti on liiga väike, Eesti peab Nõukogude Liidu ja töörahva riigiga liituma. Nii et Toomas Hendrik Ilves, kes liitus üle-euroopalise parteiga Volt, siis tsiteerin korraks veel, et mida nad siis teevad, et nad on transnatsionaalne, Euroopa-meelne ja föderalistlik Euroopa poliitiline liikumine. Nad tegutsevad siis Pan-Euroopa katuse all ja oma alluvparteidega ja sama brändi all. Ja siis nende eesmärgiks on täielikult integreeritud Euroopa Liit, mis peaks kogu aeg veel tihedama föderaalriidu moodustama, et need ongi Eesti põhiseaduse vastased. Kas keegi on kunagi noominud nüüd mõnes juhtkirjas, kas keegi on hukka mõistnud, kas keegi on öelnud, et Eesti ei saa olla teise riigi osa? Mitte midagi, see on Eesti ajakirjandus, see on 20-30 aastat meie ajupesu meedia töö tulemus, et inimesed isegi ei märka, kuidas meilt iseseisvus ära võetakse ja see on ebaeetiline. Aga siin saates kuulete te seda, millest teised ei julge rääkida, püsige ikka lainel ja me oleme eetris laupäeviti kell 12. Kuulmiseni. Aitäh kuulamast ja kena kevadet. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.